tere! Mõtle korraks, kuidas leida elule mõtet siis, kui kõik, absoluutselt kõik, tundub lootusetu. See pole lihtsalt filosoofiline küsimus. Täna räägimegi just sellest ja me teeme seda läbi Viktor Frankli uskumatu loo. Loo, mis sündis kõige kohutavamates tingimustes, mida üldse ette kujutada saab. Ja see tsitaat Nietzschelt, see oli Frankli jaoks absoluutselt keskne. See on tegelikult kogu tema filosoofia süda. Ja mõelge korraks, kui võimas see idee tegelikult on. Kui sul on olemas see suur ja tähtis miks, siis suudad sa vastu pidada peaaegu igale kuidas. Aga mis siis saab, kui sult võtaks ära iga viimanegi põhjus? See miks, mis siis, kui see kõik kaob? Ja just siit, teate, algabki Franklini lugu. See ei ole mingi teooria, mis on sündinud mugavas kabinetis. Ei. Tema elas läbi olukorra, kus kõik, mis üldse elule tähendus annab, kisti temalt süstemaatiliselt tükk-tükki haavalt käest ära. Nii, see protsess algas kohe esimesest hetkest koonduslaagris. Selle eesmärk oli lihtne ja jõhker. Murda inimene. Muuta ta millekski vähemaks. See oli samm-sammuline metoodiline dehumaniseerimine. Kõigepealt võeti sult ära asjad, absoluutselt kõik, kell, ehted, perepildid, isegi abielusõrmus. Mõelge, mitte midagi ei jäänud alles, mis sind su eelmise eluga, su identiteediga kuidagigi seoks. Siis läks asi isiklikumaks. Franklin ise, ta oli ju psühhiaater, püüdis meeleheitlikult päästa oma käsikirja. See oli tema elutöö. Ta üritas valvurile selgitada, kui tähtis see on ja teate, mis ta vastuseks sai? Üks sõna, mida seal laagris kõige rohkem kasutati. Sitt. Ja just sel hetkel sai ta aru. Tema elutöö, tema minevik on lihtsalt kustutatud. Ja siis tuli viimane löök identiteedile. Sinu nimi võeti ära. Franklist endast sai vang number 119 104. See ei olnud enam isiksus, see oli lihtsalt number. Number, mida võis üles lugeda, ringi liigutada ja lõpuks hävitada. Ja nii jõuamegi täieliku nullipunkti. Frankli enda sõnadega, sulle jääb alles vaid naeruväärselt paljas elu. Kujutage seda ette. Sul pole asju, sul pole tööd, sul pole isegi nime. Mis siis üldse alles jääb? See on küsimus, mis on kogu selle loo keskmes. Ja vastus viis Frankli tema elu suurima avastuseni. Sest just seal, kõige sügavamas lootusetuses, selles täielikult tühjuses, leidis Frankl midagi. Midagi, mida ükski valvur, ükski süsteem ei saanud temalt ära võtta. Ja see oli tema jaoks absoluutne pöördepunkt. Mõelge, kõik välised assaolud olid täielikult kontrolli alt väljas. Nälg, külm, pidev vägivalla oht, sa ei saanud mitte midagi neist muuta. Aga ta avastas, et üks ainus asi, jäi alati tema enda kontrollida. Ja see oli tema sisemine suhtumine. Ja siin ongi inimese tähenduse otsingute kõige olulisem mõte. See on see viimane vabadus. Ükskõik, kui hulluks asjad lähevad, sul on alati alles valik. Kas lased end murda või hoiad oma väärikusest kinni? Ja kuulge, see ei olnud lihtsalt mingi ilus filosoofiline mõte. Frankl nägi selle tõestust iga päev enda umber. Ta nägi vange, kes ise nälga suremas, andsid oma viimase leivapalukase teisele. Ta nägi inimesi, kes pakkusid loohutussõnu, kuigi neil endil polnud mingit lootust. Need inimesed olid elavaks tõestuseks, et see sisemine vabadus, see on päriselt olemas. Ja nendest kohutavatest kogemustest, nendest sügavatest avastustest sündiski midagi täiesti uut. Frankl arendas välja oma psühhoteraapia suuna, mille ta nimetas logoteraapiaks. Ja selle keskmes ongi inimese kõige sügavam tung, leida oma elule mõtte. Nimi logoteraapia tuleb kreekakeelsest sõnast logos, mis tähendab mõtet. Nii et see ongi sõna otseses mõttes mõtteteraapia. Idee on selles, et inimese peamine mootor, see, mis meid tegelikult käima lükkab, on tahe leida oma elule tähendus. See on sügavam kui lihtsalt naudingute otsimine või võimu jahtimine. Et seda konteksti panna, siis psühhoteraapias räägitakse tihti 3 suurest Viini koolkonnast. Meil on Freud, kelle jaoks oli keskne tahe leida naudingut, siis on Adler, kelle fookuses oli tahe leida võimu, ja siis tuleb Frankl, kes ütleb, et ei, on veel midagi sügavamat, tahe leida mutet. See on see, mis teeb inimesest inimese. Okei, väga hea. Aga kuidas siis seda mõtet leida? See on ju see kõige olulisem küsimus, eks. Frankl oli väga selge. Pole olemas ühte universaalset vastust. Iga inimese elu mõte on ainulaadne, just nagu tema ise. Aga ta pakkus välja 3 päämist rada, 3 teed, mida mööda kõndides on võimalik oma mõte leida. Nii, vaatame neid 3 teed. Esimene,
sa leiad mõtte, tehes midagi, luues midagi, annad midagi maailmale tagasi. Teine tee, sa leiad mõtte, kogemisega midagi. See võib olla looduse ilu imetlemine või kellegi armastamine. Võtad midagi maailmalt vastu. Ja siis on kolmas tee, Franklini jaoks kõige sügavam ja oluline. See on suhtumine, mille me valime siis, kui seisame silmtsi kannatusega, mida me ei saa vältida. Ja see kolmas tee on nii oluline. Mõte ei ole see, et kannatus on hea. Mõte on see, et isegi kõige hullem kannatus, mida sa muuta ei saa, olgu see haigus või kaotus, isegi see võiks saada tähenduse. See ongi see, kuidas tragöödia on võimalik muuta sisemiseks võiduks. Ja siit me jõuamegi tagasi valiku juurde. Valik olla oma kannatuste väärline. Frankli filosoofia ei ole üldsegi passiivne. Vastupidi, see on üleskutse meile kõigile võtta aktiivne roll oma elu mõtte loomisel. Siin on vaja teha selline mõtteline pööre. Me oleme harjunud küsima, mida mina elult tahan, mida ma siit saan. Aga Frankl pöörab selle küsimuse täiesti pea peale. Ta ütleb, et me peaksime küsima, mida elu minult ootab. Mida on elul vaja, et mina teeksin? Ja meie vastutus on sellele küsimusele vastata, mitte sõnadega, vaid oma tegudega. Laagris olles keerles Frankli pääs tihti üks Dostojevski mõte. Mõelge sellele. Mitte karta kannatust ennast, vaid karta, et sa ei suuda sellele väärikalt vastu seista. See näitab, et kannatuse talumine pole lihtsalt passiivne vastupidamine. See on aktiivne, sisemine saavutus. See on valik. Ja just see ongi see kõige olulisem punkt. See valikuvabadus ei kehti ainult koonduslaagris, see kehtib absoluutselt igaühele iga päev. Just see teebki Frankli sõnumi nii ajatuks, sest me kõik seisame silmitsi raskustega ja iga päev esitab meile küsimuse, kuidas sa valid oma raskustes suhtuda, kuidas sa leiad mõtte oma tavalises igapäevases elus. Aga Frankli jaoks oli siin veel üks oluline nüanss. Ta ütles, et vabadus on ainult pool loost. Ta leidis, et eriti lääne kultuur on vabadusest teinud lausa kinnisidee, aga me oleme unustanud ära selle teise, sama olulise poole. Ja see on vastutus, sest vabadus ilma vastutuseta, see on lihtsalt suvaline ringitõmbemine. Ja tal oli selle ilmestamiseks suurepärane kujund, see võtab kõik nii hästi kokku, kas pole. Vabadus ja vastutus peavad käima käsi käes, tõeline tähendusrikas elu on võimalik ainult siis, kui need kaks on tasakaalus. Vastutus leida see oma unikaalne mõte ja see ka ellu viia. Ja nii ma jätangi teid täna ühe küsimusega. Küsimusega, mille Frankl esitaks meile kõigile. See ei ole kerge küsimus, sellel ei olegi ühte kiiret vastust. Aga just sellele küsimusele vastuse otsimine, see ongi Viktor Frankli järgi meie elu kõige tähtsam ja tähendusrikkam ülesanne. Aitäh kuulamast!